Jou! Nüüd algab meie tark show. Meie tark show. Meie tark show. Meie jah. Tere jälle vaatama meid ja siin on meie saade Jätke hüvasti. Meie saates 2 esimest külalist saagi tuttavaks Ingmar Rebane ning Paul Newman. Hello. Terve. Ja publik on sõpru täis. Teil on väga keeruline lugu ja väga paljud inimesed on sattunud kokku samade katsumustega nagu teie. Ja väga paljud on küsinud teie käest kindlasti, et kuidas see kõik alguse sai. Palun, Ingmar, äkki sa vestad meile väikse loo alguse? See oli nii ammu juba. Täpselt aega ei mäletagi. Kas sa mäletad? Kas see seal augusti keskel ei olnud? Võis olla jah. Ja mis praegu on augusti lõppe. See juhtus siis 4 päeva tagasi. Me olime parajasti siin Kirde-Eesti metsades. Ja siis lihtsalt see juhtus. Ja aitäh, et kindlasti paljudele jäi arusaamatuks, mis juhtus. Et mis siis täpsemalt juhtus? Me seal telkisime kahekesi. täiesti kahekesi. Kahekesi ikka olime. Telk oli ka. Ja lõke. Ja siis tegime, seal lõket tegime. Ja lihtsalt tuli see mõmmi. See on tõesti kurb kuulata, isegi mul hakkab kahju. Aga kui te rääkisite enne saadet rääkisime, kuidas see siis nagu alguses juhtuma hakkas, et mis sai peale seda, kui mõmmi tuli? Palun, Paul. Mõmmi tuli sinna ja kõigepealt tegi siia Ingmarile väikse avakese siia, kuna ta oli rebane. Jah, väike avake. Ja siis, sinna tuli infektsioon. Ja mina nagu olen esmaabikoolitusel mitu korda käinud. Mulle meeldib seal käia. Ja siis, pissisin peale selle lavale. Selge. Ja kuidas on seotud sellega teie naaber Liisa Newman? Ei olnud ühtki Liisat meiega seotud. Aga enne saadet sa rääkisid väga palju Liisast, et kes on see Liisa? Liisa on Tema koer. Minu koer. Naabrikoer. Naabrikoer. Aga vanasti oli minu koer ta, aga siis käisite erandada ja siis ma andsin naabrile. Käin tihti külastada ikka. Ja muidugi. Aga kui te läksite esimest korda arsti juurde, mida need neurokirurgid ütlesid teile, kui te saite selle uudise teada? Kuidas te võtsite selle vastu? Mina ei olnud ravikindlustust ka. Ma mainin ära. Mina hakkasin pisarad voolama, siit jooks esimene ja lihtsalt valasin pisarad umbes 3 minutit. Ja taskurepti ei olnud. Arstid vaatasid, et jookseb ja ei saa midagi teha. Aga väga kurb tõesti. Aga kuidas sina, Paul, kommenteerid? Paul. Ingmar ikkagi. Aga jah, see oli üks raske õhtu meie jaoks. Aga ma tunnen südames, et meie suhet see tegi tugevamaks. Ja samuti sa, Paul, oled rääkinud, et sul on olnud väga palju eelnevaid kogemusi samasuguste juhtumitega. Jah, kuna ma ise töötan ju nüüd arstialal ja siis tihti vaatan noorpaarid lihtsalt metsas. Hambarstina, jah? Jah. Et noorpaarid lihtsalt metsas, eks ole. Ja siis karul teeb siia väikse avakese, alt läheb katki ja pissivad peale üksteisele ja see on tõesti kurb. Need tagajärjed on puhtad. Kurb sündmus. Ja kuna sellest on nii palju juba möödas, rääkige, kuidas te olete saanud tagasi normaalse elu peale. Kas te olete saanud tagasi normaalse elu peale? Mina isiklikult ei ole veel siiamaani üle saanud. Mitte millestki. Kõik on nagu just praegu. Minul hakkab see depressioon nüüd vaikselt üle minema. Hakkasin siin igast ravimid võtma ja see vaikselt aitab. Liinaga võtab. Liina pärast ka ikka. Liina on mu südames. Ja kuidas on kohanenud selle sündmustega teie lapsed? Poeg peab väga vastu. Jah, poeg peab vastu, aga teine poeg? Teine poeg. Temal ei ole rääkinudki, tema elab Alaskal. Ahah.
tema nimi on Marko. ta vist on juba üle 30, nagu te rääkisite. no peaaegu on 50 juba. noh, üle 30. jah. nii on jah. ning tal muidu on novembris sünnipäev. ja ma veel kuulsin, sina, Ingmar, rääkisid, et kuna selle raske sündmuse tõttu pole Paul kõigest üle saanud, kaotas ta ka töö. Kuidas te kohanete sellega, kui järsku on perel sissetulek puudulik? no nüüd pean lihtsalt tegema 2 koha peal tööd. et varem oli Lebo Laager oli. Lebo. tema käis tööl ja ma ei käinud. ja nüüd ma käin ka tema tööl. ja Paul, sina oled väga palju kodus olnud, väga palju... head on süüa. ja väga palju kodus olnud, väga palju vaba aega ning... iga õhtu kiirtoit. ja samas on väga raske probleem ka alkohol. Et räägi, kuidas sa said uue maksa endale? alkohol noh, on see on raske teema, kuidas see maks tuli, sest noh, ma ise väga ei teadnudki, kuidas see maks tuli, aga noh, ta tuli, eks ole, ja ta noh, pandi sisse mulle, aga kuskil võõras kohal üldse. alkoholi peamine probleem on see, et on nii kalliks läinud. ei jõua enam osta. me Marko Reipokiga kogu aeg mõtleme, nii kalliks on läinud. jaa, seda ma tean. tema vana klassivend. tema ju, noh, nad olid keskkoolis ka nagu musid. ja veel publikust tuli küsimus, et miks? miks mida? noh, miks on nii juhtunud teie eluga? no kõik läheb ikka omasoodu. ja see on ka keeruline kõik. ja see on, elu ongi laborim. kus sa käid elu lõpuni ja kuni lõpuks välja jõuad, see ongi surm. aga kuidas arvate, et läheb elu edasi? kas kisub tagasi loodusesse, kas kisub arvuti taha? noh. Paul, palun. seda mõmmit tahaks küll veel näha seal. Tegelikult oli hea mõmmida. me teeme iga aasta sinna nüüd neid matku. see hakkab iga aastaselt olema, jah? Tahad ka tulla? ei, ma juba olen kirja pannud, et teie ka vaatajad, minge vaadake netileheküljelt, mille paneme saate lõppu ja osalege. Loosis. Iga aasta. See on kampaanias. võitjatele on kampsunid välja pandud. väga toredad karukampsunid. ja puhtast linast. ja see on nii, et kui selle selga paned, siis on soe. ja sellega lõpetamegi. Aitäh, Ingmar, aitäh, Paul ning loodame, et kohtume veel, kui teil tuleb raskeid sündmusid ette. jah. aitäh teile. aitäh rahvale. aitäh sulle. Nägemiseni.